peab natukene korradel loomadel aega, aga sisuliselt kiiremalt jõuda. Et alustame Eesti suvepäevalisest tõust ja Eesti suvepäevane kaune nutt on meil selle aasta päris kõrvaaugu ja tõus. Meil augustikuu teisel nädalavahetusel toimus Kurgjal suur lambafestival, kus toimus ütleme parimad lukude konkurss ja seal selgitati parimad loomad. Nagu ütlesin, kõrvaaugu vahedalu, antud jutt on 8-aastase leegiga vana. Tema on pärit siis Saksamaal ja suvepäevalise võtte suvepäevalise tõu kohta, nii palju, et suvepäevalise tõu aretuses oleme kasutanud algselt rohkini ja selgelt tõugu jäädasid selle tõu kujunendamiseks. 1958. aastast on tunnustatud tõugudeks ja täna Eesti tõuramast aretusliin aretab edasi neid algtõugudega, tähendab siis seda suvepäevalist tõugu ja meie pisut rääkida sellest suvepäevalise tõugu viljakusest ja aretuse suunas, siis eesmärk on meil suvepäevalise võtte viljakus 1,8 aretusprogramm, mis on meil täna saavutatud ja parimates karjades on tegelikult ka ületatud, aga see näitab ainult seda, et aretus on sihipäraselt tehtud. Ja see on see lugu, et tõu jäävad suvepäevalised kehamassist rääkida natukene suurusest, et palju saada, on keskmiselt 140–145 kilogrammi täiskasvanud peale ja uited siis vastavalt 80–85 kilogrammi. Et selle uitega, ma arvan, et kuna ta kauneim on kaalu, ütleme siis nii, et kaalukategooria on siin talutajast selle meelest, kui meest on natukene üle, et ta on suurem kindlasti keskmine. Aga aitäh! Võtan edasi, kui suvepäevalisest tõust rääkisime ja ette siis Oxford-Towni jäära, mis on meil aretuses kasutusel ja pärit siis tõus ikkagi Kesk-Euroopast, nagu enamus lambatõugudest. Antud isend on keene nimega. Tegu on siis Shakespeare'iga, kes on Jaanika Mirkakarjast Tartumaalt ja iseloomulikult villaga kaetud nägu, eks kui te näete ja samamoodi siis jalad on pikemalt villaga kaetud ringvarvaga. Vahepeal jõudis pügaja lõpetada selle näidispügamise ja miks ma sinna juurde jõudsin, oli see, et masin oli vait ja tahtsingi öelda, et Oxford-Towni puhul pügajad peavad üheks võib-olla natuke lisatööd tegevaks asjaks just nimelt seda, et pead tuleb rohkem pügadele ka jalg. Et erinevalt sellest halvast ütlest, kui me tema on suhteliselt vähesust suure tõuga keda